No nii, meieni jõudis kaua-kaua oodatud prügikontteiner, tänu millele saavad homme malevlased näidata oma pakkimisoskuseid. Ja kuna maleva rühmajuhi loogika on nagu ühel tüüpilisel Eesti naisel, siis kui algselt oli plaanitud panna konteiner siia, siis kahjuks konteineri uks jäi teisele poole ja malevlased ei oleks saanud tööd teha. Siis tuli appi ikka seesama autojuht ja pakkus välja, et paneme konteineri hoopis siia. Nii et konteiner on nüüd paigas ja ootab siis tublisid malevlasi. Põrandaid puhtaks ja poisid viskavad konteinerisse ka vist mitte vajalikke asju. Ma ei tea, on toolid, aga kas midagi muud ka on? Tervist! Tere! Käib selfitamine või? Ei, me teeme videopäeviku tänase päeva sissekanne. Tere hommikust! Tere! Käes on Viljandi valla noorte töömaleva 9. tööpäev. Yes. Lõpp on lähedal. Ja tunneli lõpus paistab juba valgus. Ja mis me siis täna teeme? Me teeme täna jälle teeääri. Me lõpetame enda tööd seal ära. Siis osad noored on siin rahvamajas. Teevad põrandaid puhtaks. Poisid vist viskavad prügikonteinerisse neid vanu toole, mis me ekstra lõhkusime. Ma isegi täpsustaks, et nad ei tohi sinna mitte neid asju visata, vaid nad peavad laduma neid sellepärast, et konteinerisse ei mahu muidu kõik asjad ära. Et lugesin neile juba sõnad peale. Ja ka koolimajas on osad meist. Ja. Et sinna oli täpselt samamoodi abilisi vaja. Ja täna on minu arust imeline ilm väljas töötamiseks, sellepärast, et väljas on päike ja täitsa soe on olla. Ja, et nii, et täna täitsa võib. On vedanud ilmaga meil jälle. Ja saadame siis kõik ilusti tööle, hakkame ise ka tööle. Ja siis eks me pärast anname teada, kuidas meil siis läks. Ja, kohtumiseni! Täna töötavad meie malevlased nagu vaiksed töömesilased ja käivad muudkui edasi, tagasi. Mis te teete, poisid? Kattisid toole peame, lihtne. Nii, ja kuhu te need panema peate? Sinu tellitud konteinerisse. Kas siin võib laulda seda laulu, et ehitame maja? Selline näeb välja meie teeperv enne malevlaste sekkumist. Ja selline näeb meie teeperv välja pärast malevlaste rünnakut. Kuidas kontrollida, et malevlased teevad tööd? Tuleb läheneda objektile salaja. Vahele jäite! Hoiame ruumi kokku, vaata. Selleks, et hoida siin suures konteineris, mis on äärn täis, hoida ruumi kokku. Täitab siukse asja, me võtame vahepulgad ära, mis on palju kokkuhoidlikumad. Ühe jalaga niimoodi. No nii, Laura, kus me oleme? Viinamäe istanduses. Ja miks me siin oleme? Filmime, Miks? et leidus neid tööandjaid tulevikus malaval. Jaa, siin on meie üks videokoolitusel osaleja, kes ütles, et me oleme need ainsad tublid, kes teevad üle tunde. No nii, tänane 9. töömaleva päev on läbi. Ja homme on meil viimane tööpäev. Uskumatu, minu arust me just alles alustasime töömalevaga. Et täna on meil minu arust olnud suht selline päev, kus me oleme näinud reaalselt töö tulemusi. Et kõigepealt sain meil korda need teeääred. Ja korda. Mitu päeva me nendega tegelenud oleme? 3 päeva vist kokku. Ikka tükk maad ja. Ja sai ka ära pandud siis konteinerisse kogu rahvamaja siis maadlussaali sisu põhimõtteliselt. Nii et aitäh Eesti Keskkonnateenused, et te meile selle konteineri tõite ja see konteiner on ausõna täitsa triiki täis asju. Ja koolimajas ma sain aru, et tööga Ka vist edenes, poistel oli tööd palju. Ja homme tahab ka koolimaja veel lapsi
nii et meile see sobib. Ja mis meil läks täna hästi ja mis meil läks halvasti? Ma arvan, et ma isegi ei oska täna esmakordselt midagi niisugust halba välja tuua, sest et töö edenes kõik. Kõik läks niimoodi, nagu meil plaanis oli. Ja tööpuudust meil ei olnud. Meil isegi oli niimoodi, et meil jäi natuke aega üle siin ootasime, et tööpäev lõpeks ära, et meil sai kõik ilusti tehtud õigeaegselt ja ei pidanud kiirustama, kõik läks rahulikult, nii et ma isegi ei oska midagi, isegi ämbrid jäid täna terveks, mis meil uued olid. Ma just tahtsin öelda, et ämbrid jäid terveks. Et minu arust mina ka ei tea, et oleks midagi halba peale selle, et on näha, et malevlased ootavad juba meeletult puhkust. Et nad ei jaksa enam. Et see on ka aru saada mõnes mõttes. Mis mina tähele panin, aga midagi halba ma rohkem ei oskagi öelda. Ja hea on see, et tänane ilm soosis välitegevusi. Et oleks olnud päris külm ja rõske, siis ei oleks väga hea olnud õues töötada. Ja homme me lähme kalmistule jälle, surnuaeda, siis ja koolimajja, nagu siin sai enne mainitud. Ja need ongi meie põhilised kohad, kus me oleme ja vist peaks ju kõik olema. Ja lõunasöögi asemel on meil hoopis üks, ütleme siis natukene pidulikum lõunasöök, kus siis me vaatame, kõigepealt me tahaks teid üllatada, mida me teile süüa pakume. Aga me tunnustame neid noori, kes on siis malevas meile täiesti silma jäänud millegagi, et me täna veel õhtul Marianniga siis mõtleme, kes need noored on, kes vajaksid seda tunnustust tehtud töö eest. Ja homme on meil ka üks töötuba, kus meil räägitakse programmeerimisest ja ettevõtte loomisest ja kõigest sellest, mis sellega siis kaasneb. Ja siis ongi, see on meie viimane töötuba ka veel. Ja siis juba neljapäeval läheme me väljasõidule. Kartidega sõitma. Kas meiega sõidame kardiga? Eks näis, kas võtame julguse kokku või mitte. Mina ei ole väga ammu kardiga sõitnud, aga võib-olla isegi proovin nüüd üle pika aja. No näed, nii et vaadake siis ikkagi meie videopäevikuid edasi. Meie suundume nüüd sööma ja viimast korda siis võõrustab meid veel oma toitudega Mustla kohvik, kus me siis teeme väikse jalutuskäigu ja läheme sinna koha peale. Ja nii ongi. Ja, homseni! Tšau! Tšau!